kõige suurem probleem on laste vähesus, sest see on asi, mida ei paranda mitmekümne aastaga. Nii et see on üldine probleem. Otsesemalt selle taga on inimeste suhtumine üksteisesse, mis võiks olla natuke sõbralikum. Ega siin ei ole suuri vahesid, ütleme, eestlaste, soomlaste, ameeriklaste vahel, aga see on selline, kus väiksed vahed võivad teha väga suurt vahet, kus tulemused kuhjuvad. Kui üksteise natuke vähem teravusi ütelda, siis paraneb inimeste tuju ja kindlasti ka majanduslik toodang. Aga peamine on inimeste hea tunne, mis mõnikord ei ole sellest nii palju, kui palju raha otseselt käes on. No, te kirjutasite sellest ka ühes oktoobrikuu Postimehe lisas Arteris, just nimelt sellest kiusukultuurist. Kas eestlased on siis üksteise suhtes kiuslikud? Kiuslikumad kui ameeriklased või kui soomlased. Soomes ma pole kaua aega elanud, aga möödunud sügis ma käisin seal. Ja kohe oli 2-3 sellist näidet, et paneb mõtlema, et ei, sellist Eestis naljalt ei juhtuks. Nagu tõstukis, kus on vaja kaardiga sisse minna, me natuke kohmerdame, pole harjunud. Ja väikse lapsevankriga naine läheb välja, näeb, et meil on nagu raskusi, astub sisse ja asub aitama. Teine poes abikaasa katsub osta, kui me lühikest aega seal oleme, ainult ühte limonaadipudelit, kui seal on 4 pakis. Ja ma ütlen, no kullapai, kui nad on pakis, siis need müüakse pakis. Aga ta igaks just küsib poemüüjalt. Ja see ütleb, et ja küll, jah, no siis teeme niimoodi. Väiksed asjad, aga Eestis on selline tunne tihti, et Soomes ja Ameerikas, ütleme ka poes, koheldakse võõraid kliente, nii nagu oleksid tuttavad. Eestis on tihti ääretult suur vahe, kus mind nagu ei ole poes üldse olemaski ja ma ütlen, noh, ja küll ta on vist üldiselt see tõre inimene. Siis tuleb keegi, keda ta on varem kohanud ja räägib taga nagu, nii nagu Ameerikas ja Soomes mind koheldakse poes igal pool. Eestlased ju tegelikult kiruvad teenindajad ja teeninduskultuuri pidevalt meil. Et justkui need poemüüjad ongi süüdi. Ma olen alati mõelnud selle peale, et kas meil on siis tõesti ainult halvad poemüüjad või meil on pigem ühiskonnas midagi? No, ühe poe müüjad on teise poe kliendid ometigi. Ja sellega, et poemüüjale peale karata, ei saavuta mitte midagi. Aga siin samas Riiamäel, kus ma kogu aeg poes käin, ma olen saanud need inimesed kõik inimese moodi rääkima ja naeratama. Ühel puhul võttis 5 aastat töötlemist. Tema tõredalt, mina naeratan vastu ja umbes 5 aasta pärast sain nad naeratuse välja. Kas see on sõnum inimestele, et kui inimesed on tõredad sinu vastu, siis sellest saab üle ainult olles ise mitte tõre? Jah, lõpuks mõned inimesed armus on, et siis on nagu asi tasakaalus, kui tema on tõre, mina vastan sama, aga asi on tasakaalus. Minu vaade on, et
kui tema oma tõreduse minule peale surub, siis on tema võitnud. Kui mina jään enda juurde, siis ma jään enda juurde, naeratan, kas ta vastu naeratab või mitte ja mõnikord paari minuti või paari aasta pärast tuleb see vastunaeratus. Ja see ei ole sugugi niimoodi, et see naeratus on võlts, nagu siin Ameerikas tihti süüdistatakse. See sisseharjunud tõredus on sama võlts. Muide ka igasuguses suhtumises. Meil on täiesti kõikjal inimlik loomus on nii, et kui me kellegagi ütleme ka MTÜ-de asjaajamise ükskõikus või perekonnas, kui me oleme kellegaga 90% nõus, siis me võtame nagu seda 90% endast mõistetavalt ja hakkame vaidlema või arvustama seda vähest, milles on eriarvamus. Teisel jääb arvamus, et teda on 100% arvustatud ja see ei ole mitte meie arvamuste ja tunnete aus väljendus, õige väljendus, vaid täiesti vale. Ameerikas on seda, ega see pole ka tulnud iseenesest, seda on vähemalt 50, kui mitte ka rohkem aastat arendatud teadlikult. Kui ma DuPonti firmasse tööle läksin, siis mu ülemus, kui ma olin kirjutanud raporti, mustandi hakkas peale kohe, et see on väga hästi kirjutatud raport. Ja ütleb veel paar head sõna selle kohta ja siis aga nüüd siit on vaja ümber teha, sealt on vaja ümber teha. Lõpuks on niimoodi, kogu tunne on, et kogu raport tuleb põhjalikult ümber kirjutada. Aga ometi see, et ta alguses hakkas positiivselt peale, see tegi tuju täiesti teiseks ikkagi. Ja seda on mõtet meeles pidada, et kui oled suuremalt osalt inimesega nõus, siis kõigepealt ütle talle seda, milles osas sa nõus oled, enne kui lähed selle juurde, et millega nõus ei ole. Ma ütlesin, see on üldinimlik. On üldinimlik, et kui on midagi hästi tehtud või, siis me võtame seda loomulikult ja sinna pole midagi juurde lisades, kõik on korras. Ja siis keskendume sellele, kus meil on vaja midagi, et tunneb, et peaks teistmoodi tegema. See ei ole mitte eestlase loomus, see on üldinimlik psühholoogia. Enne kui hakkab järgi mõtlema, aga kui me oma vastustesse positiivse osa sisse ei too, siis me saadame vale signaali oma üldmuljest. Ja seda, nii et seda on Ameerikas võib-olla kõige varem, 80 aastast hakati seda tahku märkama. See ei ole mitte niimoodi, et õpetus, kuidas võltsilt käituda, vaid vastupidi, see on õpetus, kuidas oma üldsuhtumist õigesti välja tuua meie esimese harjumuse kiuste.